Tere! Teavitan siis, et ma tulen täna kell 15.15 otse laivi. Otse laivi ja teemal sinu väeloom. Kes on väeloom, sinu väeloom hetkel ja nii edasi. Mis kasu või mõju sellel meile on, mis abiks see saaks olla meile praeguses eluhetkes ja nii edasi. Kui sind huvitab, tule. Kaardi tõmban siis ma neile, kes selleks ise annavad märku, et nad soovivad. See on mu elu esimene live nii-öelda tegelikult. Ja see tuleb selline lühike, konkreetne, aga jah, selline natukene väike üllatus teile. Ma teeksin muidugi merikese inglite kaartidega seda, aga viimne kui üks on ära müüdud hetkel ja toimub aktiivne eelbroneerimine uuele kaartide tellimusele. Kui sa soovid neid tellida, võta minuga ühendust, kontakt on siin all. Merike saadab ka oma kliendid, kaartide tellijad minuni, sest Eestisse saates on see lihtsalt hõlpsam. Ja täna ma tegelikult tunnen kutset rääkida selle teemal nagu sünnimärgid. Nagu me teame, siis Eestimaal oli selline suur jahmatav uudis räpparist, kellel oli vist surfamise, aastaid tagasi oli see surfamise kaudu, jäi luku vahele üks sünnimärk. Ja ta mõtles, et paraneb ära, eks ju. Minu meelest ta ei läinud arsti juurde või midagi taolist. Ja ühesõnaga, sellest arenes siis edasi selline teema, mis viis talt elu. Ja ma mäletan, kui ma sellest teada sain, mina olen inimene, kui sa oled lugenud mu raamatut Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni, siis sa tead, et mina olen inimene, kellel on väga palju sünnimärke üle keha, sellised väiksed täpikesed nagu tähesüsteem. Ja enne seda uudist ma mõtlesin, et see on normaalne. Et seda ei pea kontrollima, aga tegelikult tema lahkumine siit ilmast avalikus ruumis äratas väga suurt teadlikkust sünnimärkide tundlikkusest ja sünnimärkide tähendusest ja ka mina peale seda hakkasin siis käima ja ma sain näiteks teada seda, et on tark sünnimärke isegi mitte ainult siis, kui on midagi juhtunud, viia näitama, kontrolli, mõnikord ka eemaldama, kui on väga sügav mingi haav. Aga neid tuleb kohelda ikkagi väga kui tundlikke elemente meie kehal. Et ei tasu neid hõõruda liiga tugevasti, liiga karmilt, eks ju, luku vahele kui kuhugi rinnahoidja vahele, eks ju, mingi kuskil kohas, kus on segab, hõõrub, siis see on oht ja sul on vajalik seda märgata, et mina õppisin temalt seda. Ja ma õppisin ka seda, et tegelikult iga-aastane, kui sul on palju sünnimärke, siis on hea isegi neid kontrollida, kui midagi juhtunud ei ole. Ja nüüd mul küll, ja ma olen seda isegi teinud mingi mõned aastad peale seda sündmust, mis avalikus ruumis oli, kuid nüüd mul on kehatundlikkus niivõrd võimendunud ja niivõrd tundlik, ülitundlik, et ma ei vajagi seda kontrolli ükshaaval, vaid ma tunnen ise, kui midagi on valesti või kui ma vajan ülevaatust, et ma enam ei vaja seda, sest mu enda sensitiivsus või ülitundlikkus oma keha suhtes ja endas toimuva ja ümbritsevast toimuma suhtes on niivõrd teadlik ja tundlik ja ma usaldan rohkem iseennast. Kuid aastaid tagasi, kui see juhtus, võib ju mõelda, et see oli ebaõiglane. Miks nii ilus hing pidi lahkuma ja sellisel moel ja sellise pauguga? Et tundub justkui ebaõiglane. Ja ma saan sellest täiesti aru, kuid elus ei ole mitte midagi ebaõiglast siiski, kui me vaatame suuremat pilti, kui me vaatame hinge tasandil, kui me vaatame globaalselt,
kosmilisel tasandil. Iga hing on valinud siit ilmast lahkuda just sellisel moel, nagu ta ka lahkub. Ja see võib olla vahel selline mitte lõpetatud elu, vaid poolik elu, aga siis ongi see, et hing valis, et see on liiga raske üksinda kanda ja endas võib-olla alla suruda ja siis ta valib, et järgmises elus ma tean paremini. Et ma tahan alustada otsast peale, aga muidugi ta alustab alati sealt, kus tal pooleli jäi. Et selles mõttes keegi ei pääse sellest, kuid ta otsustas ka justkui nagu kaitseinglina avalikus elus tõesti seda teadlikkust luua sünnimärkide kohta. Kehateadlikkus nii sügaval, nii laiahaardelisel tasandil. Täiesti uue teadlikkuse tõi meie keha osas tegelikult ühiskonda läbi selle õrna, kuid karmi loo. Ja ma olen talle väga tänulik, see puudutas mind väga see lugu, aga ma saan aru, et ta ise valis seda. Ja siit ma tahangi öelda seda, et loomulikult sünnimärgid meie kehal ei ole looduse poolt juhuslikud elemendid, juhuslikud märgid. Sünnimärgid on, ma olen ajaga õppinud, holistilises vaates, pange tähele, see on minu vaatenurk, see ei ole absoluutne tõde, see on, kuidas mina olen tajunud, kogenud, mõistnud. Ja ma tahan seda sinuga jagada, laiendada tema veel seda teadlikkust, mis tema laiendas, tahan veelgi laiendada seda omakorda tänu temale, et inimestel oleks sügavam taipamine nendest asjadest. Kas siis sünnimärkide osas või tähesüsteemi, hinge, täheperekonna, hingesuguluse süsteemi osas. Nimelt, see on jällegi minu arvamus, mina tajun siis, näiteks minul on nagu tähesüsteem, mul ei ole ühtegi tatoveeringut enda kehal. Pole kunagi olnud, ma ei ole eemaldanud, ma ei ole teinud, puhas nahk selles osas. Aga minu tatoveeringud on justkui nagu looduse poolt sellised väikesed tähesüsteemid, teadlikult paigutunud sünnimärgid üle minu keha. Ma olen teinud sünnimärgi eemaldust ainult sellisel päris mitmel korral ja sellepärast, et see lihtsalt on olnud riiete suhtes. Et see on mulle just tema teadlikkuse jagamise suhtes, et see on olnud sellises kohas võib-olla, kus on näiteks rinnahoidja osas või et kus on nagu hõõrunud või on oht, et see saab kahjustada ja on oht, et siis mina saan kahjustada. Nii et ma otsustasin seda pigem eemaldada siis sellisel moel. Kirurgiliselt, eks ju. Et mul on selles mõttes, see on ka ainuke operatsioon, mis mul on olnud peale seda, et laste sünnitus on siis sünnimärkide eemaldus mõned. Ja? Öeldakse, et siiski mind on hoiatatud, et kui sa sünnimärgi eemaldad, siis seda ei soovitata tegelikult, ainult siis, kui on SOS. Kui sa seda valid teha, siis võib juhtuda, et sul tuleb mingi aja pärast uus sünnimärk. Et kui sa eemaldad just nagu seeni peale vihma, et siis võib tekkida asendus sünnimärk. Minul ei ole seda küll olnud, kuid seda võib juhtuda. Ja seda soovitatakse eemaldada siis, kui on väga vajalik. Kas on juba kahjustunud või on oht kahjustuda saada. Kas siis riiete hõõrdumisel, lukukoht, nagu temal oli minu meelest, kas tal ei olnud mitte surfamise riide luku vahele ei läinud ja sai kahjustada väga tugevasti. Ehk siis ühesõnaga universum, loodus ei ole meile, sünnimärgid on ju meile looduse poolt määratud, strateegiliselt paigutatud niisugused nagu tähesüsteem oleks. Mul ei ole küll tatoveeringuid, kuid justkui nagu minul oleks kosmiline tatoveering minu sünnimärgid. Ehk minu täheperekonna märgid. Mina tajun seda niimoodi.
justkui nagu nad on markeeringud minu täheperekonnast minus endas kui tervikus. Et nii palju, kui ma olen seda holistilist taipamist, holistilist maailmavaadet rakendanud, seda enam ma seda märkan. Ja see ei tähenda, kellel on vähem, et siis neil on vähem pere, vaid lihtsalt mina olen olnud läbi elude vanema hingena, olen olnud väga teadlik selline hingesuguluste teemades. Ja sellepärast arvatavasti, kuna see on niisugune nagu tatoveering, eks ju, ma kannan energeetiliselt endas neid kosmilisi tähesüsteemi energiaid ja see on nagu nii-öelda nii nagu taevas, nii ka maa peal ehk minu keha peal on siis see peegeldub. Ja niisugused nagu tähesüsteemi on ju need tähekesed, et minus kui tervikus. Ja sellepärast ma nii hästi ja täpselt tunnengi inimhingesid, nende lugusid, arhetüüpe. Sellepärast ma teen ka seda tööd nii täpselt, teadlikult. Sellepärast ma jagan infot nii täpselt ja teadlikult, kosmilist infot, eks ju, rakendan, kanaldan maa peale, eks ju. Et ma olen teatud mõttes nagu ühenduses sellega, tähesüsteemi väljaga, eks ju. Ma olen justkui nagu Ancestor, Star Ancestor, tähesüsteemi, sinu tähesüsteemi, sinu süsteemi osa ka. Ja kui mingi sünnimärk annab endast märku, just nagu temal, sellel räpparil Eestis, siis ta esindas kedagi sinu tähesüsteemist, ka tema oli väga ühenduses oma kosmilise perekonnaga. Aga kosmilises perekonnas ei ole kõik ainult lill. Seal on ka meil teatud mõttes selliseid, kes tulevad meile karmaatilisi õppetunde õpetama. Et kui mingi sünnimärk on sul valus või hõõrub või segab või kuskil, või nagu temal on kahjustus, justkui nagu juhuslikult, kuid juhuseid ei ole, siis olenevalt sellest, kust tal see sünnimärk oli, võib see väljendada seda, keda tema tähesüsteemis, tema täheperekonnas, keda see sünnimärk esindas. Kes tegi talle haiget ja kellega tal oli käärid. Kes oli mürgine või kuidas öelda tema elus. Kellega tal oli niisugune võimuvõitlus, karmaatiline side. Ja see, kus tal see sünnimärk paigutub, tegelikult annab väga palju infot juba minu jaoks. On see selja taga, on see paremal, vasakul, on see jala peal, on see käe peal, on see näo peal, kus iganes see on. Ja vahel on nii, et kui me hoiame need teemad, kui meil kellegi on käärid, kui me ei räägi nende inimestega neid kääre läbi ausalt ja otsekoheselt ja kui me surume seda alla, jääme natukene üksinda selle teemaga, siis võibki niimoodi olla, et ka väline maailm ehk meie keha annab sellest märku sellisel moel. Võis olla ka keegi, kes võib-olla ei mõista sind, tähesüsteemis keegi, kes vastandub sinuga, ta esindas seda sünnimärki. Mitte, et see inimene on nüüd süüdi. Ei, iga hing valib, millal ta läheb siit elust ja millal mitte. Ja üldiselt ma tahan seda öelda, et kui öeldakse, et ma tegin mingi avarii oli ja ma pääsesin eluga sellest, et küll mul on ikka kaitseinglid. Mina pigem tahaks sulle seda öelda, et ettevaatus see võis olla hoiatus, et millega sa hetkel oma elus tegelesid, kellega sa suhtlesid, millega sa mängisid, mida sa lõid. See võis olla ka hoiatus, et meie enam sind ei pruugi enam kaitsta, kui sa jätkad samal viisil. Kui sa ei lahenda seda teemat. See on sinu hinge viimane hoiatus. Et meie ei pruugi sind kogu aeg enam päästa. Et see oli väga tugev hoiatus, eks ju. Et ärme ilusta seda, et kaitseinglid forever kaitsevad meid.
vaid saame ka aru seda, et sellised hoiatused on kõrgemalt poolt väga tugevad hoiatused, et ära mängi tulega, ära tee seda, sa oled eksinud millegiga. Sa mängid mingit, sa oled valel teel, oma hingeteel, palun korrasta seda asja, siis kaitse taastub. Kaitseinglid forever meid ei kaitse. Nad annavad teada, et sul on ikkagi vaba tahe ja kui sa lähed oma vaba tahtega driftid valesse suunda, siis tulevad hoiatused, mitu hoiatust isegi ja iga korraga läheb hoiatus tugevamaks. Ja kui sa ikka aru ei saa, siis järgmine kord enam hoiatust ei ole, siis on lõpp, game over. Ma tahan lihtsalt sulle öelda seda, et ärme ilusta seda, et ma võin teha kõik, mis ma tahan, ma võin olla hull julge, mängida, riskida. Elu niikuinii hoiab mind. Ei, elu hoiatab meid. Meil on vaba tahe, aga me peame siiski kui me lähme liiga kaugele oma hingeteekonnast, siis elu ikkagi ja mängime mingeid mänge, mida tegelikult mängida, mis loodusseadustega vastuolus, siis tegelikult elu hoiatab meid päris tugevasti. Sest kõigil on üks ja sama reegel siin ikkagi areneda ja ühiskonda, nii iseennast kui ühiskonda, eks ju. Et me ei ole siia tulnud lihtsalt niisama olema isekas ega ka niisama aega laiaks lööma. Ja ma näen, et temal oli nii, et temal oli ka mingi lugu. Aga ma näen, et ta oli selle looga liiga üksinda jäänud. Mingi dünaamika seal oli liiga üksinda jäänud ja see muutus juba väga mürgiseks. Allasurutus. Millegipärast, et ühesõnaga ma ei lähe detailidesse, lihtsalt ma tajun seda niimoodi. Mis mu loo eesmärk on see, et sünnimärgid ei ole juhuslikud. Nad on väga tundlikud, orgaanilised, nii-öelda antennid meie täheperekonnast. Kui sa vaatad näiteks ka inimesi, kellel on näo peal sünnimärke või mingid niisugused nagu need punnid, vanasti oli need nõidadel, eks ju, saadi kohe aru, kui kellelgi näos oli, et siis ta on nõid, vaata. Minul neid ei ole. Mina olen pigem selline täheperekonna ehk mul on sellised väiksed täpikesed siin-seal, just nagu tähed taevas. Nagu tähed taevas. Ja ma olen aru saanud, et läbi selle loo, läbi selle räppari, surfari loo ma olen aru saanud, kui määravad nad siiski on. Muidugi ajaga edasi ma olen aru saanud, et nad esindavad minu täheperekonna justkui nagu energeetilisi liikmeid, on märgid nagu tatoveeringud tähesüsteemist energeetiliselt, energeetiline tempel nii-öelda ühendus. Sellepärast ma saan seda tööd teha sellisel nii täpsel, orgaanil, kosmilisel viisil tuua seal maa peale. Tema sai ka, aga ta hoidis seda endale ja ma tunnen seda ka ja lihtsalt sellepärast ma jagangi, et ka sina teaksid, et ükski sünnimärk, on sul neid siis väga-väga vähe üksikuid või siis väga-väga palju, on see, kus nad asuvad ja et nad sul on sinu kehal, see ei ole juhuslik ja ole nendega hästi õrn. Ja kui midagi nendega on, mine kohe arsti juurde, kontrolli, tema õpetas seda. Kogu Eestimaa sai targemaks ühtäkki. Et hästi kurb lugu, hästi südant avardav lugu. Aga sellest saab õppida ja seda saab omakorda avardada teadlikkust just tänu tema oldud elule pühendud. Et tema elu loo auks jagan ka mina seda lugu. Et iga sünnimärk on tähendusrikas, just nagu vaata mõndadel naistel või ka meestel on näsad või sünnimärgid kuskil näo peal. Vanasti kohe teati, et see on kas nõid või keegi maag või midagi ta teeb, eks ju. Et ka neil on nii, et kui nad on midagi ära eemaldanud, siis neil tulevad uued.
see on niimoodi määratud. Ja võib-olla osadel tulevad need ja ta ütleb, et mis nõid, ma ei tea sellest midagi. Siis mina isiklikult näen, et siin on ühendus, see ei ole juhus, et sinul tulevad need. Uuri, kellel on suguvõsas need olnud ja seal on mingi seos, seal on mingi sõnum, sul võivad olla samad anded, tegelikult sisimas sul võivad olla samad anded nagu temal. Ja nüüd ongi see, et kas sa kasutad neid andeid nagu tema või on sinu missioon hoopiski need anded alkeemiliselt ümber pöörata, transformeerida, eks ju, mitte neid kasutada sellisel moel nagu tema. Minul küll neid ei ole. Minul on pigem keha on, vaata mul see nagu Merkaba täht, eks ju, nii kosmiliste energiate teadlikkuse maale tooja, läbi tähesüsteemi ja läbi minu täheperekonna ja loomulikult nad esindavad ka neid inimesi minu elus, kes mu elus on. Ja selles mõttes, et tatoveeringuid polegi vaja, need on nagu looduse poolt. Võiks öelda, et kingitusena nagu loodud. Ja kes ei tea, millest ma räägin, siis minu raamatus Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni olen ma sellest siis rääkinud ka põgusalt. Muide, kui sa veel ei tea, siis kui sa tellid autorilt otse raamatuid, kaarte, tema loodud, tema tooteid, mitte raamatupoest või kuskilt eraldi teisest poest, siis tegelikult ükskõik mis poest, eks ju, edasimüüjatelt, siis tegelikult sa toetad autorit ennast koguni lausa 30–50% võrra hinnast. Sest tavaliselt need edasimüüjad võtavad siis just nii palju hinnast. Aga kui sa tahad otseselt autorit, kunstniku, autorit, kirjanikku, loojat toetada, siis kindlasti alati telli otse temalt endalt, et niimoodi sa toetad tema loomingut, tema tegemisi ka edaspidi, kui sulle muidugi meeldib tema looming, jah. Et selline taipamine, paljud ei teagi seda, mõtled, et see on üks ja sama, et vahet pole, et kui sa ei tegele sellega, siis sa ei tea, aga lihtsalt teadlikkuseks sulle, siis sul on vaba tahe, mida või keda või kuidas sa soovid siis täpsemalt toetada. Sel praegu keerulisel niisugusel nagu hektilisel ajal, see on hea teadmine. Kirjastajana lihtsalt vahemärkus sulle, et see on lihtsalt ka sellistel põhjustel, et laotasud, eks ju, logistikatasud on ju, see on nagu ka arusaadav, eks. Aga kui autoril on endal koduladu, siis on see tema loomingu hüvanguks suurem tasakaalu panus või väärilisem tasakaalu panus lihtsalt. Aga see on igaühe enda teha, kuidas tema soovib, võib-olla igaüks ei soovi koduladu, minul on ja ma tean paljusid, kellel on veel. Aga sünnimärkidest siis nii palju. Võib-olla, et ma räägin vahel sümptomitest ja asjadest, et võib-olla sina ei teagi seda räppari lugu, see on sinust kuidagi mööda läinud, see sünnimärgi lugu, surfari lugu, aga see oli minu täiendus tänu palve talle, et tema arendas minul seda teadlikkust ja mina arendan nüüd läbi tema veel omakorda täiendavalt, kuidas mina veel näen seda veel sügavamalt, seda lugu, ennetavalt, täiendavalt arendan tema lugu veel edasi, tema elu aja auks. Ja et inimesed teaksid teadlikumalt, et isegi kui sul on näiteks suu juures, kui siis sünnimärk, siis ära hõõru paberiga liiga tugevasti, ole õrnem, tupsuta või meiki võtad kuskilt, sul on ju. Et ole õrn endaga ja oma sünnimärkidega. Jälgi neid, muidugi kui ka nad muudavad kuju või värvi või igasugune see, mine alati kontrolli. Parem karta kui kahetseda. Aga jaa, kui sul on väga hea tundlikkus, siis sa ei pea iga-aastases kontrollis käima.
mina valisin sedasi, et mul on tõesti nii, ma olen nii tundlik, et ma tunnen kohe, kui mingi teema on, et siis ma ka kindlasti lähen ja selle loo auks või selle teadlikkuse, läbi selle teadlikkuse, mis on see lugu loonud. Aga jaa, sünnimärgid on tegelikult just nagu öeldakse, et juuksed on need, mis salvestavad informatsiooni, on ju, siis on ka sünnimärgid veelgi sügavamal moel. Nagu juured on seal, tähesüsteemi juured, infokanalid, ankrud, justkui nagu tätoveeringud, et teadlikkust luua. Ma loodan, et see selline keeruline teema sai nagu mõistate, mis ma räägin. See ongi minu vaatenurk, minu kogemus. Sellepärast mina olen elav näide sellest, sellepärast mina olen oma tähe perekonnaga ühenduses, ma pidevalt räägin teile oma kõrgema mina ja nii edasi. Et see ei ole juhus, et mul on justkui nagu täis taevas kogu keha peale nagu tätoveeritud nii-öelda. Et ma olen selline kanal, eks ju, et selles siin ei ole nagu juhuseid. Ja ole enda kõrn ja alati käi kontrollimas, kui midagi on. Ja tulge siis täna 15.15 laivi. Väeloomakaarti on võimalik, kui sa küsid, siis ma võtan sulle seal ja seal räägime täpsemalt, aga selline info sulle täna. Ja tea, et elu on õiglane. Meie hingena teeme tegelikult ise valikuid vaba tahte baasil. Ja kindlasti, kui kellegi või millegiga on sul teema, ära suru seda endasse alla. Sa ei pea jääma üksi selle teemaga. Tule lahka see teema lahti või kirjuta, kui sa oled introvert. Ära suru seda alla, see läheb muidu mürgiseks, see valukeha sinu sees läheb mürgiseks. See ainult kasvab pallina. Hea on rääkida asjad läbi, mitte endasse suruda alla. Sest väline varem või hiljem peegeldab see kogunenud pingekolle, peegeldab seda. Aga kui sa hoolitsed seda õigel ajal eos juba, siis sa oled safe. Nii et kui sa vajad ka ühele vestlust mingis teemas, kellegi või millegagi seoses, no see ongi nagu constellation, eks ju. See minu sünnimärgid, tähesüsteem, see nagu constellation, konstellatsioon, täheväli, see ühisväli, kosmilisus. Seepärast mina oma ühisvälja töitan ka teisiti, kui väga paljud teevad, aga sellegipoolest ääretult täpselt, kiiremalt, võib-olla isegi kiirteid, sirgteid, otseteid kasutades, sest nagu ma ütlesingi, mul on nagu energeetiline tätoveering, ma olen sellega nagu ühenduses, eks ju, nii nagu taevas, nii ka maa peal. Ja ma olen alati tundnud, et ma olen osa milleski suuremas kui lihtsalt oma perekond või inimvormis, et ma arvan, et ka tema tundis seda. Aga võib-olla lihtsalt sellel ajal oli väga palju ebateadlikkust kahjuks. Aga mõnikord, kui on ebateadlikkust, siis mõnikord mingi hing loob teadlikkuse, just nagu mina loon seda teadlikkust praegu, võta või jäta, see ei pruugi sinuga resoneeruda, kui see resoneerub väga hea, siis sa lihtsalt tead, oled teadlikum ka sellistest sümptomitest või ennetavalt, et sa saaksid neid ennetada, kui midagi on. Või kas sinul või siis kellegil sinu lähedastest, eks ju, see on ka üks oluline punkt rääkida, aga teistele edasi seda teadlikkust, et kui sa tead, kellegil on. Sain vist kõik kaetud, mis ma palin ja mine vaata mu postitustesse, ma käisin täna Kadrioru pargis jälle jalutamas, ilusad pildid, ilusad roosinupud, mul on alati väga tore, mulle väga meeldib Kadrioru pargis jalutada ja ma vahel jagan teiega selliseid nupukesi seal, nii et olge hoitud, armastan.